Internet on vandenõuteooriates tulvil peaaegu igal ettekujutataval teemal. Mõned inimesed usuvad, et maailma valitsused püüavad kiirendada maailma lõppu. Teised arvavad, et kuu peale maandumist pole kunagi toimunud või et mõned kuulsused on asendatud teisikute poolt, et nimetada vaid mõnda näidet. Number 20. Enamik meist on tuttavad terminiga suur vend, fraasiga, mis loodi esmakordselt düstoopilises tulevikuromaanis 1984, mille kirjutas George Orwell 1948 aastal ja mida peetakse tänaseni meistriteoseks. Selles raamatus kirjeldab Orwell tulevikku, kus kogu maailma juhib üks ainus valitsus. See on rõhumise ajastu, mil avalikkus sunnitakse käske täitma või viiakse nad salajasse ruumi 101, kust nad vällivad vaimselt ja psühholoogiliselt murtuna. Kõige meeldejäävam osa raamatust on see, et kõik on pideva jälgimise all ja üks vale samm või mässuakt kohtub äärmise vaenulikkusega. Tegelikus maailmas kardavad paljud inimesed, et see muutub reaalsuseks, kuna turvakaamerad on kõikjal. Ja on isegi tõestatud, et maailma valitsused nuhivad omaenda kodanike järele. Heaks näiteks on olukord, kus keegi arutab uue toote ostmist oma sõbraga suuliselt või silmast silma. Ja juba mõne minuti pärast kuvatakse talle selle sama toote reklaame tema nutiseadmes. Samuti on vilepuhujate abiga tõestatud, et sellised agentuurid nagu NSA on juba pikka aega inimeste telefonikõnesid pealt kuulanud, kuigi nad on alati väitnud, et ei rikuks kunagi inimeste privaatsus sellisel viisil. Tulemuseks on üldsuse seas kasvav paranoia, eriti kuna enamik meist vajab oma seadmeid nagu mobiiltelefone ja sülearvuteid, et elatist teenida ja lähedastega ühendust hoida. Vandenõuteooriad sellel teemal hakkasid sagenema 2000-ndate alguses, kui teatati, et analoogtelevisioon kaotatakse järk-järgult ja asendatakse digitaalse televisiooniga. Esimene riik, kes selle muudatusega kaasa läks, oli Saksamaa, kui 2003 aastal lülitati seal välja kõik maismaa analoogsignaalid. USA valitsus otsustas, et analoogsignaalid lülitatakse välja 2009. aastal ning selle ülemineku rahvusvaheline tähtaeg kinnitati aastaks 2015. Ülemineku põhjuseks oli see, et analoogspektrit saaks ümber kasutada. See vabastatakse 4G ja 5G teenuste edastamiseks. Kuid üleminek digitaalsele võimaldaks vaatajatel nautida paremat pildi ja heli kvaliteeti, kui nad vaatavad oma lemmiksaateid. Lisaks võimaldaks digitaalne tehnoloogia samas sagedusruumis korraga palju rohkemate kanalite edastamist. Enamiku inimeste jaoks oli see põnev uudis, sest nüüd said nad oma saateid kõrgema lahutusvõimega vaadata, kuid mitte kõik ei arvanud, et see on hea mõte. Esiteks olid nad vastu sellele, et neil ei olnud muud valikut kui üleminek teha ja nad tundsid, et kulisside taga toimub midagi pahatahtlikumat. Vandenõuteoreetikud hakkasid esitama pööraseid väiteid ja paljud inimesed hakkasid nendega nõustuma. Nad kartsid, et uued digitaaldelerid, mida oleks vaja teleri vaatamiseks, varustatakse peidetud kaameratega, mis jälgivad iga meie liigutust, kui oleme kodus või kontoris. Ka haiglad, valitsushooned ja muud avalikud kohad nagu baarid ja restoranid polnud sellest puutumata. Ajaks, mil üleminek lõpule jõudis, oleks praktiliselt kogu maailm 24-tunnise jälgimise all ja privaatsus olematu. Seda teavet saaks seejärel kasutada mitmetel eesmärkidel, näiteks reklaamimiseks ja üldiseks nuhkimiseks. Vaatamata nendele väidetele on enamikul inimestest nüüd digitaaldelerid, kuid paljud teised tunnevad end oma kodudes endiselt ebamugavalt, sest nad tunnevad, et suur vend jälgib neid pidevalt. 19. Gravity Falls on animassarja, mis jõudis eetrisse 2012 aasta juunis ja lõppes 2016 aastal. Kuigi seda turustatakse lastele, on sarjal üsna täiskasvanulik õhkkond, lisades sinna teemonliku seestumise ja täiskasvanute huumori. Sari keskendub müsteeriumi kaksikutele, Dipperile ja Mabel Pinesile, kes saareti elama oma vanaonu juurde salapärasesse linna nimega Gravity Falls. Vanaonu Stan paneb vennad juhtima oma Mystery Shacki, mis on tema omanduses olev turistilõks. Kaksikud võtavad ette erinevaid seiklusi, et paljastada linna saladused. Teisteks märkimisväärseteks tegelasteks on Soos, majahoidja, Wendy, rahulik töötaja, vanamees McGucket, kes on kohalik kokk, väike Gideon, noor poiss, kellest hiljem saab kurikael, ja Stanford, raamatute autor ning Stani vend. Üks teistest meeskurikaeltest sarjas on Bill Cipher, kolmnurkne deemon, kes plaanib vallutada Gravity Fallsi.
selle saatega seotud vandenõu võib viia meid vabamüürluse ja Illuminaatide radadele. Üks fänn märkis, et Dipper ei ole tegelase päris nimi, vaid hoopis hüüdnimi. Nad toovad välja, et kaks venda, Stanley ja Stanford, kannavad sarnaseid nimesid ning kaksikutel oleks tõenäoliselt samuti identsed nimed. Nii pakkus teoreetik Dipperile välja alternatiivse nime, mis sobiks maabeeliga, näiteks Gable. Pärast uurimist avastas ta, et see on tegelikult nimi, mis tähendab kahepoolse viilkatuse servade vahele jäävat kolmnurkset seinapinda. See sobiks kogu saate üldise meeleoluga ja Bill Cipheriga, deemoniga. Aga üks teine teoreetik pakkus välja alternatiivse teooria. Ta toob välja, et Stanley ja Stanfordi nimedes on samad eesliited, mis tähendab, et sama reegel kehtiks ka Dipperi ja Mabeli puhul. Nimi, mida ta pakkus, oli Mason, nagu sõnas vabamüürlane. Ta visab sellele ettepanekule Illuminaatide püramiidi sümboli pildi, mis seob need kaks tegelast taas omavahel. Mõned on väitnud, et Stanford kirjutas kokku 6 raamatut, kuid meie teame ainult 2. ja 3. Mõned usuvad, et Seuss kirjutas tegelikult ühe neist tänu oma põhjalikele teadmistele linnast ning et vana mees McHagettil on üks neist, mida ta kasutab oma kummaliste hukatusmasinate ehitamiseks. On ka mõned vandenõuteooriad Lil Gideoni kohta, millest üks väidab, et ta kasutas amuletti, et oma ema pead segi ajada. Tema emal näib kogu aeg olevat hirmunud ilme näo. Ühel hetkel sarjas pomises ta endamisi, lihtsalt koristas tolmu, mis viitab sellele, et ta tõesti kartis midagi, mis tema ja tema poja vahel juhtus ning on harjunud teda kuuletuma. Sarja hilisematel hooaegadel saab kuri püramiid lõpuks lüüa, kuid mõned fännid usuvad, et ta jäi tegelikult ellu ja on asunud elama Grunkle Stani mõistusesse. Filmiteoreetikud pakkusid, et Cypher juhib Stani siis, kui ta magab ning selle kohta võib vihjeid leida kogu sarja jooksul. Aga üks peamisi vihjeid on 3. päevikus. Päevikusse oli kirjutatud järgmist. Selgub, et mälukaotuse efekti saab tagasi pöörata, kui inimene puutub kokku oluliste piltide ja inimestega oma minevikust. Põhjus, miks Stan paranes palju kiiremini, on see, et alustasime taastumist siis, kui kustutamine oli veel värske, vähem kui tund pärast kokkupuudet. Kui kiirefekti mõju tegelikult tühistati siis, kui ta oma mälestused tagasi sai, siis see võib tähendada, et Schiffer on endiselt tema sees. Teoreetikud toovad siis välja kõik selle teooria toetavad vihjed, sealhulgas Bill Schifferi tagurpidi sõnumi ja aardejahi, et leida päris Schifferi kujusid. Samuti on kogu saate jooksul nende kahe tegelase vahel mõned kummalised sarnasused. Veel üks seda toetav tõend on seotud teise vandenõuga. Mõned usuvad, et Stan suudab välja mõelda vale mälestusi, et Schifferit petta ja eksitada. Ta sisestab müügiautomaati koodi, et avada ukse oma salajasse tuppa ja vajutab iga kord 5 nuppu. Aga episoodis Unenäo maastikud, kus kamp rändab tema mälestustes, näitab üks mälestus teistsugust koodi. Ühes episoodis peavad kõik tegelased peatuma maapinnale valgustatud Schifferi peal. Seal on 9 sümbolit, millest igaüks on seotud ühe tegelasega. Mõned teoreetikud usuvad, et põhjus, miks Bill ei ole välja aetud, ei ole ainult Stani sekkumine, vaid ka see, et tegelased ei seisa õigete sümbolite peal. Nad viitavad 2 tegelasele, Dipperile ja Wendyle. Dipper, kes kannab mütsi, millel on männi kujutis, seisab männi sümboli peal, samas kui Wendy seisab jää sümboli peal. Aga tüdruk on rohkem looduse sõber ja pärineb metsameeste perest. Seega võib-olla peaks just tema seisma männi sümboli peal. Seda toetab ka asjaolu, et nad vahetavad saate lõpus mütse. Dipper oleks jää sümbol, sest teda nähakse sageli jääd kandmas ja lahe olemine on tema tegelaskuju jaoks väga oluline. Number 18. Inimesed on olnud öise taeva vastu sajandeid lummatud ning teadlased on tähti uurinud väga pikka aega. Sellest ajast alates oleme õppinud palju meie päikesesüsteemi kohta ja ka nende kohta, mis asuvad miljonite valgusaastate kaugusel. Planeedid Merkuur, Venus, Mars, Jupiter ja Saturn on meile teada olnud juba eelajaloolistest aegadest, sest neid on võimalik palja silmaga öises taevas näha. Kuid teid planeedid osutuvad palju raskemini leitavaks. Esimesed teleskoopilised avastused tehti 1781 aastal, kui Wilhelm Herschel tuvastas uraani. Ja 1848 aastal avastas Johann Galle Neptuuni pärast seda, kui ta uuris Urbain Le Verrier ja John Couch Adamsi töid. Pluto, mida enam ei peeta planeediks, avastas 1930 aastal Clyde Tombaugh ning nüüdseks on see ümber klassifitseeritud kääbusplaneediks.
Sellest ajast alates oleme uurinud nii palju universumit kui võimalik, kuid mõned vandenõuteoreetikud, kellest üks on tuntud astronoom, usuvad, et oleme eksinud ühe eriti olulise aspekti osas omaenda galaktika kohta. Astronoom Paul Cox on teinud mõningaid vastuolulisi väiteid meie päikese kohta ning ta usub, et kogu selle taga on rahvuslik aeronautika ja kosmoseadministratsioon ehk NASA. Kuigi enamik inimesi on tema kummalised väited tagasi lükanud, on teised teda siiski uskunud, tõenäoliselt tema tunnustatud astronoomi tausta tõttu. Cox tegi need vastuolulised avaldused 2016 aasta juunis, kui ta juhtis 8-tunnist otseülekannet, mille käigus ta arutas planeet Merkuuri üleminekuid üle päikese. Saade edastati veebilehel SLU, kuid see võttis pöörde, mida keegi ei osanud ette näha. Kui ta rääkis Merkuuri tollasest asukohast oma ekraanil, ütles ta äkitselt: "Te võite endalt küsida, mis on see suur ümmargune asi otse päikese kõrval?" Seejärel mainis ta muuseas, et vaatajad näevad maa teist päikest ja viskas nalja, et enamik inimesi ilmselt ei tea selle olemasolust. Vaatajad olid sellest vastuolulisest väitest kohe jahmunud. Mõned arvasid algul, et Cox teeb nalja, kuid peagi sai selgeks, et ta on selles küsimuses väga tõsine. Ta jätkas selgitamist, et see teine päike on tavaliselt avalikkuse eest varjatud mitmete agentuuride poolt, millest üks on NASA. Kuid ta ei avaldanud ühegi teise selle kummalise vandenõuga seotud agentuuri nimesid. Nagu arvata võis, tekitasid need väited kohe internetis elevust. Vandenõuteoreetikest blogijad asusid kirjutama teise päikese kohta, mida on meie eest aastakümneid varjatud. Samal ajal, kui teised läksid sotsiaalmeediasse, et levitada uudist sellest, kuidas valitsus on meid kogu elu petnud. Selle vandenõuteooria probleem seisneb selles, et selle pakkus välja keegi, keda kuni selle hetkeni peeti oma valdkonnas lugupeetuks ja kes oli oma karjääri jooksul palju iseseisvat uurimistööd teinud. Selle tõttu hüppasid vandenõuteoreetikud kiiresti kaasa ja hakkasid internetti üle ujutama uudistega sellest väidetavast pettusest. Coxi kolleegidest astronoomid osutasid kiiresti, et objekt, millele ta nende kommentaaride tegemise ajal viitas, oli tegelikult planeet Merkuur, millest ta oli kogu aeg rääkinud. Tema väited on teised astronoomid ja eksperdid ümber lükanud, kinnitades avalikkusele, et meil on ainult üks päike ja meie eest ei varjata ühtegi sellist taevakeha. Number 17. Powerpuff tüdrukud on tuntud animasarja laste jaoks, mille peaosades on 3 tüdrukut, kellel on supervõimed. Nad on Townsville'i kaitsjad. Kolmikusse kuuluvad punaste juustega juht Blossom, armas blond tüdruk Bubbles ja pahur Buttercup. Legendi järgi üritas professor Utonium oma laboris luua täiuslikke väikeseid tüdrukuid, kui segusse sattus veel üks koostisosa, keemiline X. Tulemuseks oli 3 superkangelase grupp, kuid sari ei pääsenud fännide vandenõuteoreetikute eest ja nii sündis ka Brenda teooria. Brenda teooria väidab, et Powerpuff tüdrukud on ühe peremehe osad. Peremees on muidugi vaatajatele teadmata, kuid teoreetikud on sellele oletatavale peremehele andnud hüüdnimeks Brenda. Väidetakse, et see tüdruk arendas välja dissotsiatiivse isiksushäire, kuna arvatakse, et tema vanem vend kiusas teda. Vend avaldub kui Mojo Jojo, kes on sarja peamine kurikael. Teoreetikud uurisid, mida iga tüdruk esindas. Blossom on see, kelleks Brenda tahab saada. Ta soovib küpsust ja tasakaalukust. Bubbles oli pehme ja rõõmsameelne pool. Ta esindab süütust ja alistuvust, mida saatejuht tegelikult päriselus näitas. Harva ilmutas Bubbles endas ka veidi agressiivsemat poolt, mistõttu teda võib mõnikord näidata natuke tarmukamana. Buttercup on agressiivne pool ja ta loodis saatejuhi mõtetest, mis olid vastuseks kiusajale. See tegelane esindab rahulolematust eluga. Kuigi teda kujutatakse tavaliselt vägivaldsema inimesena, viitab ta ka varjatud sügavustele, kuid sellised sügavused on mõeldud Bubble'ile. Teine teoreetik suutis ühendada näilise venna lärmakate poistega. Ainus teave venna kohta on see, et teda süüdistatakse vaimsetes probleemides ja teda kujutatakse väidetavates hallutsinatsioonides peamise kurikaelana. Antagonist on lärmakate poiste looja, mis teeb Mojo Jojost lärmakate poiste isa, mis Brenda teooria puhul on venna keerulise isiksuse kujutis. Selle isiku vandenõu kohaselt põhjustasid armukadedus ja võitlusest tingitud stress vennal samade psühholoogiliste probleemide tekkimise ning ta leidis õe üles kujuteldavas maailmas.
Ta muutus veelgi vihasemaks ja lõi lõpuks poisid, et tüdrukutele vastu astuda ning jätkas tema piinamist olematus kohas. Pahandust poisid koosnevad Brickist, enesekindlast ja iseseisvast poisist. Butch kujutab seda, milliseks vend muutus, kui ta hakkas õde kiusama. Ja Boomer on kujutis sellest, milline ta oli enne, kui hakkas oma õde vihkama. Ta on süütu ja armas. Teised selle sarjaga seotud vandenõuteooriad väidavad, et Him, saatanlik kuju, suudab end kuidagi tahtmise korral taaselustada, mis seletab, miks ta pidevalt tagasi tuleb. Üks Redditi kasutaja teoretiseeris, et temal on taastumisvõime ja tegelikult ei saa seda tegelast kunagi lõplikult võita, vaid ta lihtsalt kaotab mingil määral oma astraalenergiat. Kõik need korrad, kui vaatajad näevad teda hukkuvat, on tegelikult vaid energiaprojektsioonid. Chase Redditi kasutaja sõnul kasutas professor ka oma enda DNA-d tüdrukute loomiseks, sest tal ei olnud võimalik lapsi saada. Ta kasutas Creeki enu loomiseks vajalikke koostisosi teisel viisil ning võib-olla lisas segusse isegi osa oma elumahladest. Teine vandenõuteooria väidab, et professor otsustas luua tüdrukud poiste asemel moraalsetel põhjustel. Laste laulu järgi on tüdrukud tehtud suhkrust, vürtsist ja kõigest heast. See viitab lihtsatele puhastele koostisosadele, samas kui poisid on tehtud madudest, teodest ja kutsikate sabadest, mis on võib-olla natuke julmemad. Ta ei tahtnud teisele elusolendile haiget teha, seega valis ta teise tee. Number 16. 1920-ndatel pakkus Hiina rahvuslik partei välja, et Yangtze jõele tuleks ehitada tohutu tamm. Selle projekti idee, mida nüüd tuntakse Yangtze jõe 3 kuristiku veehoidla projektina, pandi mõneks aastaks ootele kuni 1953 aastani, mil otsustati läbi viia teostatavusuuring ja valida välja sobiv asukoht. Üks peamisi põhjuseid selle ehitamiseks oli kontrollida hävitavaid üleujutusi, mis tekkisid siis, kui jõgi oma kallastest välja astus. Kuid see võimaldaks ka sisemaakaubanduse tekkimist ning seda saaks kasutada elektri tootmiseks mitmes riigi piirkonnas. Paljud inimesed olid kohe nõus, kuid mõned arvasid, et see projekt on halb idee. Nad kartsid, et tamm võib kokku variseda ja üle 1,3 miljoni inimese kaotaks oma kodu ning võib-olla ka elu. Kui see juhtuks, häviksid täielikult paljud ikoonilised kultuuripaigad, arheoloogilised leiukohad kaoksid ja jõe ääres elavad inimesed jääksid vaeseks. Siis oli veel teooria, et nii tohutu hulga vee, umbes 42 miljardi tonni kinnihoidmine, kahjustaks planeeti. Kriitikud väitsid, et vesi põhjustaks maa ebaloomuliku nihkumise ning see tooks kaasa looduskatastroofe, peamiselt maavärinaid ja maaliheteid üle kogu maailma, mille tagajärjel paljud inimesed kaotaksid elu või oleksid sunnitud oma kodudest lahkuma. Siis tehti ettepanek ehitada selle asemel terve hulk tamme. Need oleksid väiksemad, lihtsamini hallatavad ja sisaldaksid vähem vett kui algselt pakutud projekt. Need toodaksid sama palju elektrit kui suur tamm ja ohjendaksid piirkonna üleujutusi sama tõhusalt. Aga nende mured jäid tähelepanuta. Sellegipoolest põhjustasid nende hirmud tammi ehituse 40-aastase viivituse, mis lõpuks algas 1994 aastal, kuid isegi siis polnud projekt probleemideta. Kui rahalised vahendid otsa said, palus Hiina valitsus Maailmapangalt laenu, kuid see lükati tagasi, kuna kardeti, et tamm põhjustab keskkonnaprobleeme. Ehituse esimene etapp lõpetati 1997 aastal ja 2003 aastal hakati veehoidlat täitma. See põhjustas kuni 1200 olulise arheoloogilise leiukoha igaveseks kadumise. Tammi põhisein valmis 2006. aastal ja 10 aastat hiljem viidi projekt edukalt lõpule. 2024 aastal hakkas levima viiruslik väide, mille kohaselt 3 kuristiku tammi vesi olevat põhjustanud maa pöörlemise aeglustumise. Seda väidet uuriti ja see osutus tõeks, kui avastati, et pöörlemise muutus oli tühine, kuna maa pöörles vaid umbes 0,06 mikrosekundi võrra aeglasemalt kui tavaliselt. See tõi tohutut kergendust miljonitele inimestele üle kogu maailma. Kuid nagu sageli juhtub, keeldusid mitmed vandenõuteoreetikud neid andmeid aktsepteerimast ja hakkasid esitama pööraseid väiteid selle kohta, mida nad uskusid tegelikult toimuvat. Nad väitsid, et tohutu veehulk, mis oli põhjustanud maa pöörlemise tasakaalustamatuse, oli hakanud mõjutama planeedi ilmamustreid. Nad olid samuti veendunud, et see põhjustas osa hiljutistest maavärinatest ja looduskatastroofidest. Kuid nad ei suutnud selle teooria toetuseks ühtegi tõendit esitada.
NASA on välja toonud, et maa pöörlemine kõigub niikuinii ning kõik hirmud, et kolmekoristikku tamm mõjutab meie planeeti negatiivselt, tuleks kõrvale heita pelgalt marginaalse teooriana. Number 15. Multikasari Käsna Kalle Kantpüüks jälgib kummalise kollase Käsna elu, kes elab koos oma lemmikteo Kariga linnas nimega Bikini Põhi. Bikini Põhi asub Vaikse ookeani põhjas. Kästen töötab praegukene restoranis nimega Krõõbe Kraabi, mida juhib härra Kraabi. Kästen Kalle ja tema parim sõber, meritäht nimega Patrik, lähevad koos seiklustele ja tekitavad pahandusi. Teised tuntud tegelased on Kalmarikas, tujukas Kalmar, kes töötab koos praekokaga ja on ka tema naaber. Pearl, teismeline kašaloot, on härra Kraabi tutar. Sandy Chicks, veealune orav, on samuti tuntud tegelane. Aastate jooksul on selle lõbusa multika kohta tekkinud mitmesuguseid vandenõuteooriaid. Enamik neist vandenõuteooriatest puudutab härra Krabsi. Paljud juba teavad teooriat, et krabikuklite salajane koostisosa on krabiliha, kuid sellest on välja kasvanud mitmeid teisi vandenõuteooriaid krabide ja kuklite kohta. Üks Redditi kasutaja, Walla Rhubarb, selgitas, et kui vaal sureb, saab sellest kogu ökosüsteemi kütus. Seda nimetatakse vaala languseks, mis on nii toitainete rikas, et see suudab terve ökosüsteemi mõnda aega ülal pidada. See Redditi kasutaja selgitab, et talle tundub kummaline, et Krabsi tütar on vaal, kuid ta ei maini kunagi saates Pearli ema ega seda, kuidas temast sai tema hooldaja. Teoreetikud oletavad, et ta tegelikult sattus vaala, Pearli ema korjuse peale ja ehitas selle lähedale restorani. Ta leidis vaala tütre imikuna ja adopteeris ta. Restorani omanik kasutas korjust oma kuklite koostisosana, kuid loomulikult see varu lõpeks paratamatult otsa. Ja kuidas ta saaks oma äri edasi pidada, kui see peaks juhtuma? Selle vandenõuteooria kohaselt ootas Krabs, kuni Pearl saab täiskasvanuks ja saadab ta siis ülikooli, kuigi tegelikult valmistati teda köögis ja serveeriti klientidele. Võib-olla on Krabs seda juba ammu teinud ja keegi ei teadnud sellest ega seda isegi kahtluse alla seadnud. Alternatiivne teooria kujutab sama tegelast kui mõrvarlikku maniaki. Nagu näha episoodis Nasty Patty, teab see tegelane, kuidas laipa peita. Selles episoodis oli terviseinspektor restoranis, kuid omanik arvas, et ta on petis, kes üritab lihtsalt tasuta toitu saada. Krabs palub Käsna Kallel valmistada rikutud krabi kukli ja niipea, kui inspektor selle ära sööb, kukub ta kokku. Selle asemel, et abi kutsuda, otsustas ahne Krabs hoopis laibast vabaneda. Teises episoodis nimega Pildist väljas üritas Krabs samuti kalamaari tappa, kui tuli mõttele, et tema kunst oleks väärtuslikum, kui ta enam elus poleks. Alguses saatis ta töötaja lihtsalt ohtlikele ülesannetele, kuid kui see ebaõnnestus, proovis ta kalamaari haamriga pähe lüüa. See stseen tekitas sama tunde nagu Stephen Kingi Hiilguses. Kogu multifilmi vältel näitab see tegelane ilmset empaatiapuudust ja hoolimatust teiste heaolu suhtes. Me ei imestaks, kui ta üritaks Pearli kasvatada lihavarustajaks. Number 19. Tänu koolis saadud geograafiatundidele teame, et maavärinad on põhjustatud energia äkilisest vabanemisest maa murrujoontel, tavaliselt tektooniliste plaatide liikumise tõttu. Aga tundub, et isegi see algeline teadmine ei ole mõnele vandenõuteoreetikule vastuvõetav. Üks selle teadmise vastastest on vaimulik, kes pärineb Iraanist ja kes tekitas 2010. aastal kogu maailmas palju kära, kui ta tegi selle loodusnähtuse kohta mõned kummalised ja vastuolulised väited. Maavärinaad on Iraanis tavalised, sest seal esineb igal aastal rohkem maavärinaid kui enamikus teistes riikides. Tollane riigipea Mahmoud Ahmadinejad ennustas, et tohutu maavärin tabab lõpuks Teherani pealinna ning soovitas seal elavatel 12 miljonil inimesel kolida turvalisematesse piirkondadesse. See on naeruväärne väide, sest nii paljude inimeste ümberasustamine oleks logistiline õudusunenägu ning paljud keenduksid oma kodudest loobumast ühe mehe hirmude ja ennustuste pärast. Aga kui võrrelda Qasem Soleimani väidetega, tunduvad Ahmadinejadi omad peaaegu usutavad. Sadiki tekitas kogu maailmas pahameelt, kui ta väitis, et maavärinad ei ole siiski loodusõnnetused, vaid need on põhjustatud naistest, kes riietuvad sobimatult. Ta süüdistas ka abielu rikkumises naisi, teisi, kes tema sõnul rikuvad oma vooruslikkust ning naisi, kes juhivad mehi eksiteele.
tema avaldused olid peaaegu kindlasti ülereageerimine sellele, et paljud noored naised Iraanis keenduvad riietumast islami reeglite järgi, mis keelavad neil näidata ükskõik millist kehaosa mehele, kes ei ole nendega suguluses peale näo, käte ja jalgade. Nende juuksed, kaelad ja ülejäänud kehaosad peavad olema avalikkuses kaetud. Kuid aastate jooksul on üha rohkem naisi otsustanud nendele reeglitele vastu hakata, mis ilmselgelt vihastas Sadiqi. Ühes jutluses väitis ta, et jumarik autoriteet rääkis temaga ja ütles talle, et riiki tabavad õnnetused nagu maavärinad. Ta lisas, et neid katastroofe saab vältida ainult siis, kui naised hakkavad korralikult riietuma ja pöörduvad tagasi oma usuliste juurte juurde. Tuleb märkida, et kõnealused naised otsustasid lihtsalt kanda liibuvaid mantleid ja salle, mis paljastasid osa nende juustest, mis ei ole lubatud. Kui temal küsiti, millal see maavärin Iraani tabab, väitis Sadiqi, et ta ei saa täpset kuupäeva öelda, kuid kordas, et see on vaid aja küsimus, millal katastroof juhtub. Ta soovitas ka, et Teheranis elavad inimesed koliksid kohe mujale või et vähemalt 5 miljonit selle 12 miljonist elanikust koliksid mujale, et vähendada inimelude kaotust, kui maavärin lõpuks tabab. Tema mõtteid kordas ka riigi sotsiaalhoolekandeminister, kes ütles, et ainus viis selle katastroofi vältimiseks on palvetamine ja patukahetsus ning et kõnealused naised peaksid hakkama oma üleastumiste eest andestust paluma. Seismoloogid on hoiatanud Iraani valitsust, et Teherani tabab lõpuks suur maaväri ning mõned on soovitanud pealinn mujale viia, et päästa võimalikult palju elusid. Sadiqi usub, et kui Teherani naised ei otsusta kahetseda ega loobu oma patustest kommetest, saavad nad olema põhjuseks katastroofile, mis nõuab lugematul hulgal inimelusid ja viib riigi finantskriisi, millest taastumine võtaks aastakümneid. Number context. Phineas ja Ferb oli väga armastatud Ameerika animasarja, mis jõudis eetrisse 2007 aastal ja lõppes 2015 aastal. Sari jälgib Flynnide perekonna elu, kuhu kuuluvad Linda Flynn Fletcher, Phineas Flynni ja Ferb Fletcheri ema ning nende vanemõde Candice Flynn. Ta on abielus Lawrence Fletcheriga. 2 venda võtavad pidevalt ette kõige pöörasemaid seiklusi, mida kandis pealt näeb, kuid ei suuda oma vanemaid uskuma panna. Perel on ka lemmikloom, nokkloom Perry, kes on tegelikult salajane spioon ja doktor Heinz Doofenshmirtzi vaenlane. 2 tumedamat vandenõuteooriat keerlevad Candice ümber. Üks Redditi kasutaja pakkus, et kõik teadsid poiste seiklustest peale Candice. Ta selgitab, et nende ema tegelikult teab kõike, mida tema pojad teevad, kuid ei kinnita seda kunagi oma tütrele, sest siis katkeksid kirjutised, mida ta tema pealt teeb. Teoreetik toob välja, et võib-olla Linda on seiklustes aktiivne osaline või näeb neid lihtsalt väiksemas mahus, et 2 noort saaksid need teoks teha. Samuti märgitakse, et kogu linn võtab sageli ulakustest osa, näiteks isadepäeva episoodis või isegi Svinteris. Kogu sarja jooksul on mõned peened vihjed, et ema paneb tütre ulakused kirja ja võib-olla kasutab neid koomikana raamatus, mida ta parajasti kirjutab ning mis käsitleb teismelisi. Teise tumedama teooriana, mis puudutab oranžide juustega teismenist, arvatakse, et Phineas ja Ferb on vaid Candace kujutlusvõime vili. Veel üks Redditi kasutaja pakkus välja, et Phineas on surnud ja see on Candace viis sellega toime tulla. Ka Ferbil on puue, mis takistab tal palju rääkida või ringi liikuda. Õde loob siis erinevaid stsenaariume, kus 2 venda mängivad koos ja ehitavad imelisi asju. See võibki olla põhjus, miks Linda ei näe kunagi, mis toimub. See kõik toimub kujuteldavas maailmas. Lisaks on doktor Doofenshmirtz lihtsalt psühholoog, keda ta käib 2 korda nädalas vaatamas, et proovida normaalsuse juurde tagasi pöörduda. Seda oletust toetab veelgi sarja viimane osa, kui 2 venda lähevad ülikooli, mis võib viidata õe lõplikule leppimisele. Teine tume teooria aga puudutab Phinease bioloogilist isa. Seda nimetatakse päris isa teooriaks, mille peale on paljud fännid juba sarja vaadates tulnud. Linda ja Doofenshmirtz on mingi ühine minevik. Phineas ei näe üldse välja nagu Lawrence, kuid tal on sama kolmnurkne nägu ja soeng nagu kurikaelal. See võiks ka seletada, miks Phineas on nii tark, kuna Doofenshmirtz on teadlane. Sellisel juhul on Perryl roll takistada neil 2 kunagi kohtumast, sest kui nad kohtuksid, võiksid nad koos palju pahandust teha, eriti kuna noorel poisil on kergesti mõjutatav mõistus. Järgmine vandenõuteooria puudutab seda, kuidas poisid rahastavad oma uskumatuid projekte. Ameerika mäed, raketid ja ajamasinad maksaksid kõik miljoneid dollareid.
üks oletus väidab, et võib-olla rahastab nende tegevust OWCA, ettevõte, kus Perry töötab. Kui neil hakkaks igav, siis veedaksid nad tõenäoliselt rohkem aega oma lemmikloomaga. Kui see juhtuks, ei saaks Perry minema hiilida, et oma peavaenlast nuhkida. Number 12. Project Sinine Key, mida ei tohi segi ajada projektiga Sinine raamat, mis uuris UFOde nägemisi, sisaldab samuti tulnukate elemente. Aga vandenõuteoreetikute sõnul hõlmab see ka religiooni ja maailmavalitsuste kurikavalat vandenõu. See teooria on olnud olemas alates 1990-ndatest, kui Kanada ajakirjanik Sergei Monast selle esmakordselt maailmale tutvustas. Kuigi ta ei avaldanud kunagi oma allikaid, väitis ta, et NASA juhib operatsiooni, mille käigus luuakse uus ajastu religioon holograafiliste kujutiste abil ja avalikkuse mõtete manipuleerimisega. Ta väitis, et projekt viiakse läbi 4 etapis. Esimene hõlmaks maavärinaid, mis toimuksid üle kogu maailma, kuid need ei oleks tavalised maavärinad. Need tekitaksid samad valitsused väga konkreetse eesmärgiga. Kui maavärinad oleksid vaibunud, hakkaksid arheoloogid tegema murrangulisi avastusi äsja paljastunud maa all. Need seaksid kahtluse alla meie arusaama religioonist ja ajaloost ning paljud inimesed hakkaksid selle asemel järgima eelmainitud uue ajastu religiooni. Pärast seda kasutatakse tehnoloogiat jumaluste holograafiliste kujutiste projitseerimiseks taevasse, et kõik neid näeksid. See paneks paljusid inimesi uskuma, et nad on tunnistanud midagi sügavat ja et nad peavad hakkama järgima seda uut religiooni. Järgmine samm oleks panna inimesed uskuma, et nendega suheldakse telepaatilisel tasandil. See saavutatakse madalsageduslike lainete abil, mis Manasti sõnul tekitaksid illusiooni häältest, mis räägivad nendega nende mõtetes. Lõpuks hõlmaks 4. etapp Jeesuse sarnase kuju ilmumist. Päästjad, kes äkitselt ilmub maale ja veenab kogu maailma ühtse valitsuse ja ühtse religiooni poole pöörduma. Selleks ajaks olid paljud inimesed juba veendunud, et USA sõjavägi on välja töötanud holograafilise tehnoloogia, mida saab kasutada igaühe petmiseks, keda nad soovivad. Mõned isegi väitsid, et taevas on tegelikult lihtsalt tohutu ekraan ja see, mida me enda kohal näeme, pole midagi muud kui illusioon. Monas lisas, et NASA kasutab seda tehnoloogiat lavastamaks võltsitud tullukate sissetungi maale ning inimesed lasevad end kergesti petta, uskudes seda, mida nende silmad näevad. Isegi Monasti surma peavad vandenõuteoreetikud kahtlaseks. Kuigi tema haiguslugudes on kirjas, et ta suri südamerabanduse tagajärjel, usuvad mõned inimesed, et tema teooriad olid õiged ja valitsus vaidistas ta enne, kui ta jõudis oma kurjast plaanist rohkem avaldada. Enne kui ta jõudis nende kurjast plaanist maailma üle võim haarata rohkem avaldada, aastate jooksul on sellesse pidevalt arenevasse teooriasse kaasatud veel mitmeid agentuure, sealhulgas HAARP, SpaceX ja teised. Ja tehisintellekti tehnoloogia esilekerkimine on ainult tugevdanud nende usku, et meile valetatakse. Kuid eksperdid on leidnud, et neid väiteid on lihtne ümber lükata. Tema väidete toetuseks pole kunagi esitatud ühtegi tõendit, ning üldiselt arvatakse, et ta lihtsalt spekuleeris ja esitas oma mõtteid faktidena. Pealegi ei eksisteeri sellist holograafilist tehnoloogiat, nagu tema teoorias kirjeldatud, sest ühelgi valitsusel pole võimalust projitseerida tullukate sissetungi videoid kogu maailmale samaaegselt. Selle teooria lõplikuks kirstunaelaks on asjaolu, et sündmuse tegeliku kuupäeva on korduvalt ennustatud, kuid nagu me kõik teame, pole tulnukate sissetungi kunagi toimunud. Uut maailmakorda pole kehtestatud ja enamikus riikides on meil kõigil endiselt vabadus järgida oma valitud usku. 11. Smurfid olid 80-ndatel populaarne telesari. Sari jälgis väikeste siniste tegelaste elu, kes elasid oma külas, mis oli seenetest tehtud. Paljud neist olid Papa Smurfi juhtimise all. Ühiskonda kuuluvad ka smurfed, Hefty Smurf, Brainy Smurf, Clumsy Smurf, Grautsi Smurf ja teised. Teiste tegelaste hulka kuuluvad ka kurikael Gargamel ja tema kaaslane kass Azrael. Väikeste siniste olendite kohta on erinevaid teooriaid ja see algab 7 patuga. Teoreetikud toovad tegelaste nimed välja kui selge näite sellest. See algab ainsa naissmurfiga, Smurfettaga, kes võib esindada himu. Gargamel oli tegelikult loonud ta selleks, et hävitada teised smurfid selle patu abil. Muidugi see tegelikult multikas ise ei juhtu. Järgmisena on Pagar Smurfi, kes kehastab õgimispattu ja on seotud liigse toidu ja joogi tarbimisega.
ta küpsetab alati ja seetõttu sööb ta pidevalt ning veedab suure osa oma ajast ahne Smurfi taga ajades, kes esindab ahnust. see tegelane varastab alati teisted, kuid enamasti pagar Smurfi käest. teine tähelepanuväärne tegelane on laisk Smurf, kes muidugi esindab laiskust. ta ei tee midagi ja lihtsalt vedeleb terve päeva ringi. ta ei ole nõus midagi tegema ega hooli sellest, mis tema ümber toimub. Teoreetikud tõid välja ka Turiseja Smurfi, kes esindab viha. ta on alati vihane ja tal pole kunagi naeratust näol. ta solvab teisi ja tal on kontrollimatud vihapursked. Armunud Smurf esindab kadedust, sest kogu tema elu keerleb selle ümber, kuidas võita Smurfetta südant. aga ta on ka tema peale kade. Uhkus on määratletud edeva Smurfi kaudu, kes vaatab pidevalt end peeglist ja on endast äärmiselt sisse võetud. Papa Smurf, juht, võib samuti olla seotud saatanaga, kuna teda kujutatakse punast kandmas ja ühel vandenõuteoreetikul on väide, et tema tugitoolil on isegi pentakel. Gargamel, selle teooria kohaselt, näib olevat frantsiskaani muuk ja tema maja on varemetes kirik. Cass Azrael, kes kannab ingelikku nime, võib olla langenud ingel. tema nimi on sarnane teiste inglite nimedega, nagu Gabriel, Uriel ja Rafael. Teine aspekt, millele on tähelepanu juhitud, on früüg ja müts, mida kõik Smurfid kannavad. See on kooskõlas vabamüürlastega keskajal ning seda kasutati ikoonilise sümbolina, mille abil nad üksteist ära tundsid. Teise teooria kohaselt on Smurfide ühiskond täielikult kommunistlik. Battle Axe Warrior, Redditi kasutaja, kirjutas subredditis Random Thoughts järgmise avalduse tsiteerides. Smurfide külas ei ole mingid valuutad. Isegi multikas oli üks episood, kus nad aitasid kuningat ja ta pakkus neile tasuks kulda. Seejärel jätkab ta, et Smurfid keeldusid sellest, sest neil pole külas selliseid asju vaja. Teoreetik lõpetas oma väite sõnadega, et tehniliselt on kõik Smurfid kommunistid. Juba 2008 aastal levis YouTube'is video, mis rääkis täpselt sellest teooriast. Seal öeldi, et seda ei tohiks liiga tõsiselt võtta, kuid hakati siiski välja tooma sarnasusi Smurfide ja ideaalse kommunistliku ühiskonna vahel. Nad toovad välja selle, et ühiskond ise on isemajandav ja juhib omaenda kogukonda. Selles kollektivistlikus kultuuris pole raha vaja ning kõik tegelased töötavad kogu kogukonna hüvanguks. Samuti on märgitud, et juht meenutab Karl Marxi ja armastab punast värvi. Kapitalism esindab siin halastamatu Gargamel, kelle ainus mure on isiklik rahulolu. See video väidab edasi, et Smurfid ja nende kommunistlikud allhoovused oli tegelikult kaval võte, millega püüti külma sõja ajal vaatajate mõjutamiseks. Samuti pakuti välja, et Smurf on akronüüm sõnadest Small Men Under Red Forces ehk väikesed mehed punaste jõudude all. See ei ole siiski eriti loogiline, sest sarja ja olendite algne nimi pärineb prantsuskeelsest sõnast. Number 10. Stonehenge jääb üheks kõige salapärasemaks monumendiks, mis kunagi avastatud. Selle monumendi mainimised ulatuvad tagasi 12. sajandisse, kuid väljakaevamised sellel alal algasid esimest korda alles 1624. aastatel. Esimese uuringus sellel alal viis läbi John Aubrey 1660. aastatel ning ta pakkus välja, et Aubrey augud, mis on tema järgi nimetatud, olid kunagi iidsetel aegadel druiidide templiks. 18. sajandil uuris seda monumenti William Stukely ning lõpuks tehti kindlaks, et Stonehenge pärineb pronksi ajast. 1882 aastal kuulutati see kaitsealuseks muinsusmälestiseks. Ja kuigi Salisbury tasandikul Wiltshire'is Inglismaal asuval objektil on läbi viidud tohutul hulgal uuringuid, on selle kummalise ja mõistatusliku ehitise kohta endiselt palju püsimusi. Märgime, et Stonehenge'i ehitamine algas umbes 5000 aastat tagasi, kuid selle ehitajad ei jätnud kunagi ühtegi vihjet selle kohta, kes nad olid või milleks nad seda kohta kasutada tahtsid. Selle ehitamise kohta pole kunagi leitud ühtegi kirjalikku ülestähendust ning seetõttu on palju erinevaid teooriaid nii selle eesmärgi kui ka ehitajate kohta. Üks varasemaid ja kõige veidram teooriaid väidab, et hiiglane paigutas need tohutud kivid sinna. Arvatakse, et varased ajaloolased toetusid tugevalt rahvapärimustele, kui nad kohtasid midagi, mida nad ei osanud seletada ning hiiglane tundus selle jaoks täiuslik seletus. Aga see kummaline väide muutub veelgi veidramaks. Mõnede tolleaegsete ajaloolaste sõnul käskis hiiglasel kivid kohale tuua Merlin, võlur, keda sageli seostatakse kuningas Arthuri legendidega.
Teine ja tõenäoliselt kõige levinum teooria on see, et selle ehitasid tullukad, kes külastasid maad tuhandeid aastaid tagasi. Teised usuvad, et nad andsid piirkonnas elanud inimestele lihtsalt tehnoloogia, mida oli vaja kimide liigutamiseks, ja et seesama tehnoloogia on aja jooksul lihtsalt kaduma läinud. Vandenõuteoreetikute seas on samuti populaarne väide, et selle ehitasid iidsed druiidid. Selle teooria kohaselt kasutati monumenti oma iidolite kummardamiseks, kuid me teame, et esimesed druiidid ilmusid alles umbes 2000 aastat pärast Stonehenge'i ehitamist. Seega on enamik eksperte selle teooria ümber lükanud. Siis on veel teooria, et seda kasutasid muusikud iidsetel aegadel. Teadlased uurisid kivide koostist ja avastasid, et kui sinikivist monoliite teatud kohtadest koputada, hakkasid need kõlama sarnaselt trummile. Aga kas sellel teoorial on puudusi? Sest tundub ebatõenäoline, et keegi veaks neid väga raskeid ja massiivseid kive miilide kauguselt ainult selleks, et ehitada keeruline ja vaevu toimiv trummikomplekt. Aga mõned inimesed usuvad, et Stonehenge'il pole üldse mingit tegelikku tähendust ja selle ehitasid 2 iidset koopa inimest, kellel polnud midagi paremat teha. Neil polnud muud kui aega ja nad otsustasid lihtsalt mõned kivid üksteise otsa laduda. Kuigi selle teooria pooldajad pole suutnud selgitada, kuidas see oleks olnud võimalik. Asjatundjad, kes on seda paika uurinud, on pakkunud kõige tõenäolisemateks teooriateks, et Stonehenge'i kasutati templina, matmispaigana ja astronoomilise kalendrina. Seda on enamik teadlasi pidanud usutavaks ning pole kahtlust, et järgnevatel aastatel ja aastakümnetel tekib Stonehenge'i kohta veel palju teooriaid, mis on kindlasti sama veidrad, kui oodata võib. 9. Võlu koolibussi sarja keskmes on õpetaja ja tema õpilased, kes rändavad läbi elu võlukaubikuga ning teevad isegi reisi inimkehasse. Prairie Frizzle on eksentriline loodusteaduste õpetaja, kes viib lapsed põnevatele, kuid mõnevõrra ohtlikele õppekäikudele läbi päikesesüsteemi, inimkeha ja erinevate teiste paikade. Ühe vandenõuteooria kohaselt, mis saadet ümbritseb, lisati õpetaja koos mitmete teiste tegelastega ajaisandana. Teoreetikud toovad välja, et Doctor Who ja see lastesaade on omavahel väga sarnased. Mõlemas saates on peategelased veidrad ja armastavad inimestele universumi kohta õpetada. Mõlemad reisivad maagilistes sõidukites, mis viivad neid ajas tagasi ja isegi läbi kosmose. Teoreetikud on toonud välja mitmeid paralleele nende 2 saate vahel ja jõudnud järeldusele, et Prairie Frizzle võib tegelikult olla ajaisand, täpselt nagu doktor. Doctor Who on British ulme telesari, mis kujutab doktori seiklusi. Doktor on inimese sarnane tunnukas, keda nimetatakse ajaisandaks ja kes pärineb teiselt planeedilt. Ta suudab ajas ja ruumis rännata oma TARDISega, mis on sinine telefonikabiin ja seest palju suurem, sarnaselt Harry Potteri telkidele. Kuna õpetaja telesarjas Võlu koolibuss on sama ekstsentriline, tal on sõiduk, mis suudab liikuda ajas ja ruumis, ning tal on mitmeid muid sarnasusi, on teoreetikud väitnud, et see tähendab, et ta on tegelikult samuti ajaisand nagu doktor. Selle teooria kohaselt on õpetaja ajasõja ellu jäänud. Ta põgenes planeedilt oma maskeeritud TARDISega ja püüdes maakultuuri sulanduda, sai ta tööd koolis. Furious tõi välja sarnasused, viidates sellele, et mõlemal tegelasel on kummaline moemaitse. Nad mõlemad on veidrad ja keegi ei tea tegelikult, kui vana Prairie Frizzle on, sest ta väldib alati sellele küsimusele vastamist. Ta võib olla isegi üle 900 aasta vana. Samuti on välja toodud, et ta võtab endaga kaasa kaaslasi ja reisib läbi aja ja ruumi maskeeritud maagilises koolibussis, millel on oma iseloom, sarnaselt Doctor Who TARDISega. Kuigi doktor väidab end olevat oma liigi viimane, on see aspekt kogu sarja jooksul ümber lükatud. See muudaks usutavaks, et ka õpetaja võis sõjast põgeneda ja kolida teisele planeedile. Selle vandenõu haruna väidavad teised, et Frizzle eksisteeris juba Doctor Who universumis. Nad spekuleerivad, et ta võiks olla vähem tuntud tegelane, keegi nagu Iris, kes kohtub doktoriga tema 8. taassünni ajal. Ta väidaks, et on ajaleedi, kes kasvas üles samal planeedil, kuid hiljem avastati, et ta kuulus hoopis teise rassi kellavärkide hulka, kellel on 2 südant. Sarnasused tema ja Frizzle'i vahel seisnevad selles, et ta põgenes oma koduplaneedilt TARDISega, mis oli 2-kordse bussi kujuline. Aga teine teooria kujutab seda loodusteaduste õpetajat hoopis teise tegelasena, kellel on samuti lokkis juuksed, nagu River Songil. Lisaks juustele on nende 2 vahel veel üks seos.
ühes võlukoolibussi episoodis lähevad nad Frizzeli kehasse rännakule ja näevad tema südant. Tal on ainult üks süda, mis välistab selle, et ta oleks kellavärk. Ka Riveril on ainult üks süda ja on teada, et ta suudab oma välimust muuta. Ja võib-olla oli tema kooliõpetaja töö lihtsalt üks tema paljudest seiklustest. 8. Rooma legendi kohaselt asutati linn 21. aprillil 753 Ekristuun ja selle esimeseks kuningaks oli Romulus. On leitud mõningaid arheoloogilisi tõendeid, et asukad saabusid sellesse piirkonda juba 10. sajandil Ekristur ning hakkasid rajama aluseid sellele, millest sai hiljem Itaalia pealinn. Kuid ühe vandenõuteoreetiku sõnul pole seda linna kunagi üldse eksisteerinud, mis on ärritanud arheolooge üle kogu maailma, kes on linna ajalugu põhjalikult uurinud ja seal aastate jooksul märkimisväärseid ajaloolisi avastusi teinud. Postitus ilmus esmakordselt ühe TikToki kasutaja profiilil, kes väitis, et seda linna pole kunagi eksisteerinud ning et katoliku kirik leiutas 1500ndatel pettuse, millega veenis Kriiki, et Rooma on tegelikult päris. Kõnealune vandenõuteoreetik on nimega Donna Dickens. Tema esimene postitus sel teemal tehti 2021 aastal, pärast mida ta sellest eriti tihti ei rääkinud. Kuid umbes aasta hiljem pälvis ta taas kriitikat ekspertidelt ja teadlastelt, kuid avaldas oma väidete kohta uusi postitusi. Varsti pärast video üleslaadimist kogus see koguni 75 000 vaatamist ning seejärel jagasid seda paljud tonna jälgijad, mis tagas, et seda nägid veel tuhanded kasutajad erinevatel platvormidel. Oma postituses väitis ta, et Roomast pole kunagi leitud ühtegi kultuuriliselt olulist eset. Ühtegi olulist linna puudutavat dokumenti pole kunagi avastatud ning ühtegi tõelist Rooma monumenti pole kunagi leitud. Ta lisas, et see linn oli Euroopa põliskultuuri väljamõeldud ühtlustamine, mida katoliku kirik jätkuvalt levitas. Ta lisas, et see Rooma kultuur, millest me koolis õppisime, oli tegelikult laenatud sellistelt tsivilisatsioonidelt nagu Kreeka, Aasia, Türgi ja Egiptus. Mis puudutab kuldsaid paiku nagu Colosseum ja Parthenon, siis tema arvates ei saa neid ehitisi kasutada tõendina, et Rooma kunagi eksisteeris. Sest kivid, millest need on ehitatud, ei võimalda süsinik dateerimist ja seetõttu ei tea eksperdid tegelikult, kui vanad need on. Võib väita, et oli unustanud kõik need paljud Rooma-aegsed dokumendid, mis aastate jooksul on avastatud, kuid ka selle kohta oli tal vastus olemas. Donna usub, et kuna nende dokumentide originaale pole leitud, siis need, mis avastati, võltsisid mungad, kellele kirik oli taas selleks käsu andnud. Õnneks ei ole vaja palju, et Donna halvasti uuritud väiteid ümber lükata. Me teame, et Roomas on leitud iidseid ja originaalkäsikirju, millest enamik on kirjutatud ladina keeles ning mille autoriteks olid tolleaegsed silmapaistvad linnakodanikud. Kui need väited avalikuks tulid, hakkasid paljud inimesed mõtlema, milline on Donna taust ja milline on tema pädevus selliste järelduste tegemiseks. Selges, et on endine meelelahutusajakirjanik, kes oli õppinud antropoloogiat ja ajalugu, kuid katkestas ülikooli õpingud 3. kursuse lõpus. Tema väited on ekspertide poolt põhjalikult ümber lükatud, kuid kahjuks usuvad paljud inimesed endiselt, et tema teooriad põhinevad faktidel, mis kindlasti nii ei ole. 7. kohal on Fosteri kodu kujuteldavatele sõpradele, mis oli animasari, mida toodeti Cartoon Networki stuudios. See esilinastus esmakordselt Cartoon Networkis 2004. aastal, 90-minutilise filmina, millest hiljem sai poole tunni pikkuste episoodidega sari. Sari räägib kodust, mille lõi proua Foster kujuteldavate sõprade jaoks, kes tekivad siis, kui laps nad välja mõtleb. Kui lapsed oma kujuteldavatest sõpradest välja kasvavad, tuuakse need pärast mahajätmist Fosteri koju. Seal elas 1340 kujuteldavat sõpra, kuid loo lõpuks ütles proua Foster, et seal elab 2038 sõpra. Nende sõprade hulka kuulus ka tema enda kujuteldav sõber, kellest ta kunagi välja ei kasvanud. Peategelaste hulka kuulusid Francis Foster, keda kutsutakse Frankiks. Mag, kes on Terrence'i noorem vend, on üks peategelastest. Ta on kujuteldava sõbra Blue looja. Teised tuntud tegelased on Goo, Cheese, Wilt ja Duchess. See vandenõu puudutab aga Frankit ja proua Fosterit. Oluline küsimus, mis selle vandenõuga kaasneb, on, kas Franki on kujuteldav? See teooria sai alguse 2014 aastal, kui teoreetikud väitsid, et Franki on proua Fosteri noorem versioon. Nad toovad välja sarnased riided. Franki näib kandvat samu riideid nagu tema vanaema.
Nende välimus on samuti väga sarnane. On oletatud, et vana naine mõtles Franki välja, et säilitada oma kasulaste kodu ajal, mil ta ise eemal oli. Talle meeldis kasupere kodu ja sõbrad, kuid ta teadis, et vananeb kiiresti ega suuda seda tõenäoliselt enam kaua hoida. Seda vandenõud toetavad tõendid viitavad sellele, et Frankil pole kujuteldavat sõpra, ning tal ei näi olevat eriti elu väljaspool kasupere kodu. Samuti on vihjatud, et ta käib inimestega kohtamas, sest talle meeldivad nad rohkem kui tema kujuteldavad sõbrad. Või sellepärast, et kohtingud ei tea tema rollist kujuteldava sõbrana. Kuid siiski on olemas ka alternatiivne teooria. See vastab küsimusele, et kui ta oleks olnud kujuteldav, siis miks tal on juhiluba? See teooria pöörab olukorra Frankile, väites, et vanaema oli tegelikult surnud ja ta ei suutnud sellega leppida, seega lõi ta endale kujuteldava vanaema. PR Fosteri hoiak viitab sellele. Ta tundub lapselik ja energiline võrreldes tavaliste eakatega. See võibki olla põhjus, miks teismeline jääb kasuperre, et hoida kujuteldavat vanaema elus, mitte tegeleda tema lahkumisega. Number 6. Edgar Allan Poe'd peetakse õigustatult üheks kõigi aegade suurimaks kirjanikuks. Kuigi tema lood ja luuletused ei pruugi sobida kõigile, arvestades nende tavaliselt sünget õhkkonda ja temaatikat, ei saa eitada, et ta oli oma ala meister ning tema loomingut arutatakse veel paljude aastakümnete jooksul. Tema kuulsain teos Ronk räägib loo mehest, kes kuuleb hilisõhtul oma välisuksele koputamist, mis hirmutab teda väga. Kui ta lõpuks ukse avab, seisab ta silmitsi rongaga, kes hakkab teda piinama ühe ainsa sõnaga. Mitte kunagi enam. Teda peetakse ka detektiivžanri esiisaks, sest tema loos Mõrvad Rue Morgil kirjandatakse kuritegu, mis pandi toime lukustatud toas, jättes politsei ja kõik asjaosalised segadusse, kuni amatöördetektiiv C. Auguste Dupin suudab juhtumi lahendada. Aga Poe elu ei olnud kerge. Tema isa jättis pere lihtsalt maha 1810. aastal aasta pärast tema sündi ja tema ema nakatus seejärel tuberkuloosi, mis võttis ta elu aasta hiljem. Tema ja tema kasupere kolisid 1815. aastal Bostonist, Massachusettsist Londonisse Inglismaale, kuid nad naasid Ameerika Ühendriikidesse 1820. aastal. Ta teenis sõjaväes ja pärast oma venna surma alustas ta kirjaniku karjääri, kuid see ei läinud nii, nagu ta oli plaaninud. Tema looming oli enamiku inimeste jaoks liiga sünge ja läks kaua aega, enne kui ta suutis korralikult elatist teenida. Tema abikaasa, Virginia Eliza Clem Poe, suri 1847 aastal, pärast seda, kui ta samuti haigestus tuberkuloosi, ning mees langes sügavasse depressiooni, millest ta ei taastunudki täielikult. Lõpuks said oma loomingu eest tuntuks ja temast räägitakse kui esimesest Ameerika kirjanikust, kes teenis elatist ainult kirjutamisega. Kuigi ta võis lõpuks oma valitud ametis edu saavutada, arvatakse, et pärast oma naise surma ei olnud ta kunagi tõeliselt õnnelik. Ja tema enda surma ümbritseb endiselt saladuse loor, mida mõned vandenõuteoreetikud peavad palju kurjemaks, kui meile teada anda tahetakse. Kõnealune päev oli 3. oktoober 1849. Poe leiti Baltimore'is poolteadvusetus seisundis ning tunnistajate sõnul oli ta väga suures ahastuses ja vajas abi. Ta kandis kellegi teise riideid ja hüüdis korduvalt nime Reynolds. Seda isikut pole kunagi tuvastatud ning siiani pole teada, kellele ta viitas või kuidas see inimene oli seotud Poe raskesse seisundisse sattumisega. Seejärel viidi ta Washingtoni meditsiini kolledžisse, kus ta sai ravi, kuid suri lõpuks siiski. Ta polnud kunagi piisavalt kaua selge mõistusega, et seletada, mis temaga juhtus või miks ta oli mitu päeva kadunud olnud, enne kui ta halvas seisundis uuesti välja ilmus. Siit tulevadki mängu vandenõuteooriad. Nad keskendusid sellele, et puu leiti valimiste ajal valimisjaoskonna ees tänavalt. Nad usuvad, et tema surm oli ette planeeritud ja ta oli nimetame kuupingu ohver. See tähendab, et süütu mööduja võetakse tänavalt kinni ja sunnitakse korduvalt hääletama, kuid alles pärast seda, kui tal on manustatud ainet, mis muudab ta mõjutustele vastuvõtlikuks. Seda pole muidugi kunagi tõestatud, kuid mõned teoreetikud usuvad, et see seletab, miks Poe leiti nii halvas seisus ja miks ta ei saanud tol päeval õiget arstiabi, mis oleks võinud ta elu päästa. Number 5. Väga populaarne multifilm Scooby-Doo jõudis esmakordselt eetrisse 1969 aastal. Suur dogi sai nimeks Scooby-Doo pärast Frank Sinatra laulus kõlanud fraasi. Sari keskendub sellele koerale ja tema perele, mida kutsutakse Mystery Incorporatediks.
tema parim sõber on Shaggy, kes on väga näljane teismeline. Siis on teil Fred, elegantne juht ja oranžide juustega kaunitar Daphne. Nendega koos on ka nuhiklik Velma, kes kõik reisivad koos sinise, rohelise ja oranži kaubikuga, kus nad lahendavad üle riigi ja koha peal üleloomulikke mõistatusi. Üks mitmetest fänniteooriatest selle multika kohta väidab, et kamp reisib tegelikult ringi, et vältida sõjaväkke kutsumist. Selle loogika taga on see, et tegevus toimub Vietnami sõja ajal. Teoreetikud viitavad ka sellele, et Shaggyl on hipilikku välimus ning Fred, kes tundub üsna korralik, paistab nende seas silma ja näib peaaegu kohatuna. On vihjatud, et nad üritavad Kanadasse põgeneda, et vältida sõjaväkke kutsumist, kusjuures Fred koos oma kihlatu ja aktivistist teismelise Velmaga aitavad kaasa. Mõistatuste lahendamine oleks nende jaoks lihtsalt kõrvalprojekt, kui nad üle riigi liiguvad. Teine teooria on aga veidi häiriva. See kujutab neid 3 tegelast kummitustena, kes said oma otsa 60-ndatel. Seda toetab nende riietumisstiil, mis näib pärinevat just sellest ajast. Scooby ja Shaggy ei tea aga, et nende sõbrad on lahkunud. Ja kuna nad sellest ei tea, otsustavad teised 3 nendega edasi töötada. Nad loodavad leida teisi kummitusi, kes võiksid neid värvata, kuid iga juhtum osutub pettuseks. Fännid pakkusid ka, et Shaggy võib olla võlur. Nad viitavad tema üleloomulikule võimele hõljuda ja asju välja võluda. Esimene tõend selle kohta ilmus episoodis nimega Kõrghoone juuksetõstja, kus ta kogemata lausus loitsu ja selle vastu loitsu. Üsna ebatavaline vandenõuteooria kujutab Scooby'd kui seotud Nõukogude kosmosekoerte programmiga, kus nõukogulased katsetavad aretusprogrammi, et luua intelligentseid loomi, kes on võimelised kosmoselennuks ja võib-olla ka rääkima. Seda spekulatsiooni toetab ka saate pealkiri Scooby-Doo, kus sa oled. Teoreetikud väidavad, et CIA on Scooby't otsinud alates esimesest episoodist, mis jõudis eetrisse külma sõja ajal ja kohe pärast esimest kuukõndi. 4. punkt. Me kõik oleme kuulnud erinevaid vandenõuteooriaid paranormaalse kohta. Näiteks, et mõned kuulsused on tegelikult teemonid. Et kummitused võivad inimest jälitada ja neid kogu elu kummitada. Või et teatud maailma paigad on portaalid, mis võivad inimese teise reaalsusesse viia. Siis on veel teooria, et Necronomicon, väljamõeldud raamat, mille lõi kirjanik H.P. Lovecraft, on tegelikult olemas ja et Lovecraft üritas tegelikult meiega okultismi saladusi jagada, ilma et see oleks liiga ilmne. Lovecraft, kes elas aastatel 1890 kuni 1937, sai tuntuks oma veidrate lühijuttude, luuletuste, romaanide ja esseedega, millest enamik sisaldas üleloomulikke elemente ja teispoolseid olendeid. Näiteks Cthulhu, kes ilmus tema loos Cthulhu kutse, mis on ühtlasi ka raskemetallibändi Metallica laulu pealkiri. See olend ilmus esmakordselt 1928 aastal ning teda kirjendatakse kui 8-jalakujulise peaga, kombitsatega kaetud näoga, kummist meenutava soomuselise kehaga ja pikkade kitsaste tiibadega seljal. See on 100 jalgade kõrgune ning sellel on inimese sarnased käed ja jalad. Sajandeid on Cthulhu lebanud uinunult Vaikse ookeani põhjas uppunud linnas Reliefs. Kui tähed on täpselt õiges asendis, ärkab olend üles ja järgneb kaos. Kogu maa paisatakse katastroofi ja inimkond hävitatakse peaaegu täielikult. Necronomicon on osa Cthulhu mütoloogiast ning Lovecraft selgitas, et ta tuli selle raamatu ja nime ideele unes. Seda nimetatakse sageli ka surnute raamatuks ning Lovecraft mainis seda esmakordselt loos nimega Koer. Raamatu ajaloost kirjutades märkis Lovecraft, et selle algne nimi oli Al-Azif, mis on araabiakeelne sõna ja viitab teatud putukate öisele helile, mida paljud inimesed kirjeldavad kui teemonite ulgumisega sarnast heli. Raamatu autor on poolhull araablasest mees nimega Abdul al-Hazred, kes kummardas 2 Lovecrafti loodud olendit, Yog-Sothofit ja Cthulhut. Ta suri salapärastel asjaoludel aastal 738 pärast seda, kui teda ründas hiiglaslik olend. Pärast tema surma uurisid raamatut filosoofid ning aastal 950 tõlgiti see kreeka keelde, mille käigus sai see nimeks Necronomicon. Raamatu välimuse kohta pole palju teada, kuid Lovecraft mainis, et see on kriidetud nahka ja hoitakse luku taga mitme metallist klambriga.
raamatu sees leiab lugeja keelatud teadmiste kogumiku, sealhulgas loitse, rituaale ja teavet iidsete ning unustatud olendite nagu Cthulhu kohta. Aga mitte igaüks ei saa seda avada ega sellest lugeda. Öeldakse, et igaüks, kes seda teksti loeb, saab teada kohutava tõe tegelikkuse kohta ja läheb pärast selle teadmise omandamist hulluks. Peale selle suudab igaüks, kes suudab seda raamatut edukalt lugeda, välja kutsuda hirmuäratavaid ja hiiglaslikke olendeid, kes võivad külvata hävingut üle kogu maailma. Seda saab kasutada portaalide avamiseks teistesse maailmadesse, tumedate ja keelatud maagiarituaalide läbiviimiseks ning tõe paljastamiseks tegelikkuse kohta. See tähendab, et kõik, mida me teame ja näeme, on mitte ainult loodud, vaid ka juhitud iidsete olendite poolt, kes eksisteerivad tänaseni. Necronomicon on muidugi väljamõeldud raamat, mille Lovecraft oma mõtetes välja mõtles. Kuid paljud inimesed usuvad, et selline tekst on tegelikult olemas ja et on vaid aja küsimus, millal keegi otsustab seda kasutada, paisates maailma kaosesse. 3. kohal on Family Guy, mis käivitati 1999 aastal ja püüdis kiiresti Fox Broadcasting Company tähelepanu. See jälgib düsfunktsionaalse perekonna elu, keda paisatakse ühest hullumeelsest olukorrast teise. Griffinid elavad Rhode Islandi linnas ja kogu saade on veider ning poliitiliselt ebakorrektne. Perekonda kuulub 6 inimest, sealhulgas isa Peter Griffin, kes on kohmakas, kuid heade kavatsustega iiri-ameeriklane katoliiklane. Ta on abielus Loisega, kes on kodune ema ja klaveriõpetaja ning pärineb jõukate seltskonna inimeste perekonnast. Neil on koos 3 last, sealhulgas Maggie teismeline tütar, kes on alati Peetri naljade keskmes oma ebapopulaarsuse tõttu. Chris on nende teine laps, kes ei ole eriti arukas ja on veidi ülekaaluline. Siis on veel Stewie, kurikava limik, kes ilmutab mõningaid täiskasvanulikke käitumisjooni. Ta räägib soravalt ja teda saadab sageli Brian, rääkiv koer. See vandenõuteooria keskendub just sellele tegelasele, kuna mõned fänniteoreetikud usuvad, et koer kirjutab tegelikult kogu saate. Üks Redditi kasutaja tõi selle teema Alam Foorumisse ja viitas ühele episoodile nimega Peetri probleemid. Ühes stseenis ütleb Brian, et tal on kirjaniku töö, öeldes tsitaadi: "Näed seda, kõike seda, see on toormaterjal pildi jaoks, mille ma kavatsen sõnadega maalida." See pani teoreetiku mõtlema, mis siis, kui see saade on välja mõeldud maailmas lõpetamata romaani tulemus, mida Brian kirjutab. Seda toetab tõsiasi, et teda nähakse kui mõistuse häält. Kogu tema perel on mõned liialdatud vead, mida nähakse tema silmade läbi. Ainus inimene peres, kellel on mingi põhjus Megi vihata, on Brian, mis seletaks, miks kõik teised on Megi vastu romaanis nii ebaviisakad. Kuna Peter ja Chris on Briani silmis mõlemad rumalad, võib see olla põhjus, miks nende mõlema rumalus on seriaalis nii liialdatud. See teooria võib samuti seletada, miks keegi ei imesta rääkiva ja kõndiva koera üle ning miks tal õnnestub kõigi linna kenade naistega sebida. Mõned toovad välja loo augud, näiteks selle osa, kus ta on surnud, kuid lugu jätkub ikkagi. Aga sellele võib samuti olla vastus. Stewie rääkis talle kõik ära ja kirjeldas isegi teist koera, Vinnit, kui tõelist itaallast. See pole muidugi ainus vandenõuteooria, mis selle saatega seotud on. Mõned on väitnud, et see saade on puhastustuli. Tegelased kannatavad oma pattude eest ja Stewie on kuri geenius, kes on lõksus imiku kehas. Loes on rikas parianna, kelle karistuseks on olla lõksus rahalistes raskustes suhtes. Brian on intellectual, kes on lõksus looma kehas. Peter on lapsik vanem mees, kes klammerdub mineviku külge. Nii Chris kui ka Meg on need lapsed, keda nad koolis narritasid ja piinasid, ning Quagmire võib esindada inkubust. Teised usuvad, et kogu sari jutustatakse imiku vaatenurgast, kes võib-olla tahab oma ema elu lõpetada. Selle teooria kohaselt suudab Brian rääkida, sest lapsed isikustavad oma lemmikloovi. Number 2. Mõned kõige veidramad vandenõuteooriad väidavad, et kuu tegelikult ei eksisteeri, Austraalia pole päris koht ja kõik maal leiduvad kivid on pehmed, kuni neid puudutatakse. Enamik inimesi suhtuvad sellistesse teooriatesse teatava skepsisega, kuid üks neist on viimastel kuudel tänu sotsiaalmeedias levivatele postitustele hoogu juurde saanud. Nimelt väidetakse, et maa gravitatsioon kaob 2026 aastal lühikeseks ajaks.
see kuulujutt hakkas internetis levima 2026 aasta alguses, kui keegi väitis, et meie gravitatsioon lakkab 12 augustil umbes 7 sekundiks töötamast ning sellel sündmusel on meie kõigi jaoks katastroofilised tagajärjed. Postituste kohaselt lekkis 2024 aasta novembris meediasse salajane NASA dokument pealkirjaga Project Anchor. See sisaldas tõendeid selle kohta, et agentuur oli sellest sündmusest teadlik ja tegi ettevalmistusi just selleks kuupäevaks. Üks Instagrami kasutaja postitas oma profiilile video, kus oli näha meest autos istumas. See sisaldas ka teksti. 12. augustil 2026 kaotab maailm 7 sekundiks gravitatsiooni. NASA teab seda. Nad valmistuvad selleks, aga ei ütle meile, miks. Tekst väitis ka, et gravitatsioon kaob tegelikult täpselt 7,3 sekundiks ning sellest tulenev katastroof põhjustab 40–60 miljoni inimese hukkumise. Nad väidavad, et kõik esemed, mis pole maapinna külge kinnitatud, hakkavad ülespoole hõljuma ja pärast 7 sekundit kukub kõik jälle maa peale tagasi. Seetõttu usuvad nad, et paljud inimesed hõljuvad õhku ja saavad siis surma kas kukkumise või nende peale langevate suurte esemete tõttu. Nad väitsid ka, et enamik esemeid tõuseb umbes 20 meetri kõrgusele õhku ja see põhjustab ülemaailmset paanikat. Teine kasutaja väidab, et Project Anchori eelarve on umbes $89 miljardit ja NASA on selle kallal töötanud juba mitu aastat. Lisaks sellele on välja pakutud, et agentuur soovis teha katse, et näha, kas me suudaksime maal ellu jääda 7 sekundit ilma gravitatsioonita. Mõned on väitnud, et selle gravitatsioonilise anomaalia tagajärjeks on vähemalt 10 aastat ülesehitamist pärast majanduslikku kokkuvarisemist. Ja et me peame hakkama oma kogukondi uuesti üles ehitama, kuna peaaegu kogu maa infrastruktuur saab tõsiselt kahjustada või täielikult hävitatud. On teada, et 12. augustil 2026 toimub päikesevarjutus, kuid pole teada, kas vandenõuteoreetikud võtavad seda kui märki, et samal kuupäeval juhtub midagi palju kurjemat. Mitmed eksperdid on sellest ajast saadik sõna võtnud ja kinnitanud avalikkusele, et gravitatsioon jääb sel kuupäeval täiesti tavaliseks ning keegi ei pea tegema mingeid erilisi ettevalmistusi, sest see teooria on täielikult välja mõeldud ja vale. Number 1. 2008 aasta tootis DreamWorks ikoonilise märulikomöödia filmi Kung Fu Panda. Film jälgib panda elu, kes hiljem saab koos raevuka viisikuga, kuhu kuuluvad madu, tiiger, ahv, kraana ja sirk Kung Fu meistriks. Samal ajal näitas ettekuulutus, et kurjategijas lumeleopard Tai Lang põgeneb kõrgelt turvatud vanglast ning draakoni sõdalane tuleb välja valida. See, kes oleks selle vääriline, saaks draakoni rulli jõud. Selle filmi kohta on mõned teooriad, millest üks keskendub Tai Lungile. Üks vandenõuteooria väidab, et ta on alati olnud draakoni sõdalane. See teooria selgitas, et see tegelane tegelikult saavutas oma eesmärgi filmis, isegi kui ta lõpuks alistati. Redditi kasutaja selgitas, et ta ei jäänud kunagi ilma ei rullist ega saatusest saada draakoni sõdalaseks, vaid see kõik oli lihtsalt katse. Leopard pidi eitusse vastu võtma alandlikkusega, pärast mida oleks talle kerimine antud. Selleks, et testida, kas õpilane on väärt koolituse lõpetamist, keelati talle pärast testi kerimine, et teha kindlaks, millist tüüpi inimene ta on. Kui nad olid omandanud tasakaalu ja sisemise rahu, kunsti koos füüsilise treeninguga, suutsid nad sellise eituse vastu võtta alandlikkusega. Sellisel juhul tõestaks õpilane, et on täiuslik nii seest kui väljast, pärast mida meister selgitaks põhjuse ja annaks talle kerimise. Kuid Tai Lang ei reageerinud alandlikkusega. Selle asemel purskas ta välja vihas ja vihkamises, mistõttu talle kerimist ei antud. See polnud sellepärast, et ta poleks olnud väärt. See oli sellepärast, et oli tõestanud, et ta pole kerimist väärt ja polnud leidnud sisemist rahu. Teine kummaline teooria on aga see, et kogu saade rääkis Aasia vanemlusest. Tai Lang, Tigri ja Po on 3 erineva lapse tüübi esindajad, keda Aasia vanemad näevad. Ja meister Shifu esindab neid vanemaid. Lumeleopard esindab kuldpoissi oma nähtavate annetega ja täiusliku suhtumisega. Aga kui ta suuremaks kasvab, muutub ta võistlushimulisemaks ja lõpuks muutub ta üsna kibestunuks, kui ta ei saavuta seda, mida ta soovib. Tigri naine on laste seas must hobune. Tal on muljet avaldavad anded, kuid mitte päris Tai Lungi tasemel.
ta on temast nõrgem ja ei saa kunagi oma huve avastada. ta sunnitakse samale teele nagu teine, kuid ei saa sama palju armastust nagu tema. ta kasvab suureks ja saab hakkama, kuid võitleb sisemise rahutusega. siis on Poe see ettearvamatu tegelane. tal pole andeid ja temasse suhtutakse nagu prügisse. Maestril polnud tema suhtes mingeid unistusi ega ootusi, kuni ta sai teada, et ta ei ole traditsiooniline sõdalane. siis julgustab ta Pood oma teed otsima ning teda koolitatakse teistmoodi. selle vandenõu kohaselt peavad Aasia vanemad matemaatikat ja teadust väga tähtsaks ning mõned lapsed ei vasta nende ootustele ja jäävad mõnel juhul emotsionaalselt tähelepanuta. suur tänu, et vaatasite. kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldi nuppu. ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. aga minu nimi on Top 5 Anonüümsed ja kohtume järgmises videos.